Kell on 8:36 ja aeg on liikuda siit nüüd selle nädala kõige olulisema sündmuse juurde. Nimelt intervjuu on algamas kõige rohkem sellel nädalal silma paistnud inimesega ja no me ei pea väga kaugele vaatama. See inimene tuleb siit samast kodusest Eestist veel täpsem oleks öelda siit samast kodusest Tallinnast, kust me praegu oleme ja no tegu on daamiga, kes ei vaja tutvustamist, kes pidas sellel nädalal oma 50. juubelit, nii et ma arvan, pooltes Eestimaa kodudes šampanjad ikka paukusid, mullivein voolas ja võib-olla ka välkusid ka mõned memorandumid ja kostis kelmikat naeru. Tere hommikust, proua Anu Saagim. No tšauki, poisid. Nii vara hommikul juba nii rõõmus, kas pidu endiselt käib? No muidugi käib, kuidas siis nii, et hommikul juba šampanja tegime lahti ja jõime pokaalidest šampanjat. Anu, kuna on siis reede, eil oli neljapäev, siis järelikult sa pidutsed koos Ženja Fokiniga, ma saan aru. No muidugi Ženja, Marko, kõik on siin, sellepärast, et kui mina tahan, et on pidu, siis on ikka kõik need kõige suuremad peokutsud ja peokiisud kohal. Anu, milline sa hommikul peale suurt šampanja joomist välja näed, kui sa vaatad peeglisse voodis? Sul on voodi kohal peegel, eks ju? Mul on peeglid magamistas igal pool ja hommikuti härgates näen välja pärast pidutsemist nagu mingi põrandahari. Päris hea, aga ütleme klaasika šampanjerit kohe teeb selle kõik korda. Muidugi šampanja on elueliksiir selles mõttes, et kui sa võtad hommikul natukene šampanjat ja selle peale jood tassikese šampanjat peale ning pesed end šampanjaga, et siis on selles mõttes, sellepärast ma näengi välja nagu 15-aastane, kuigi ma sain 30. Sa said 50. Jah, kui daamide vanusest rääkida pole tegelikult viisakas. Anu, sa olid sellel nädalal igas meedia väljaandes, välja arvatud Sirp. Sa olid Videvikus, sa olid siis Meie Maas, Nädalises, Oma Saares, Õhtulehes, Postimehes, Vahitornis, Koidus, Võrumaa Teatajas, Kuopio Sanomates, Turun Postimehes, Palloseura ajakirjas ja Vene meedias igal pool, aga ainult mitte Sirbis. Miks? Mis siis Kaarel Tarandil sinu vastu on? No nagu vanasti öeldi, et vanasti siis nõukogude ajal on ju öeldi, et Sirp lõikab, Alasile haamer lööb. Ma arvan, et sellega on juba kõik öeldud. Tänapäeval öeldakse nii, et Sirp lõikab alasti, enda Anu võtab. Täpselt nii. Oi, sa oled nii seks. Olen küll, aga mis veel, Anu, mis veel? No ma ütlen, meediaväljaanded sa käisid kõik läbi, telekanalid sa käisid loomulikult kõik läbi. Kaua sinu sünnipäeva selline trall kestab? No mis ta siin kestab, ega ta kaua enam ei kesta. Mõtlesime 2014 märts lõpetame ära, siis ma saan 35 ja siis hakkab uus sünnipäev. Anu, sa oled oma elus kõik saavutanud, mis sa oled tahtnud, on see nii? No eks mul on ikkagi muidugi mingid asjad puudu ka, aga need on praegu, mul on ma tahaks veel rohkem olla igal pool. Seepärast, et ma olen ikkagi tegelikult olen kõige lahedam üldse, mis eestlastel, ütleme, sükene aare on ja ma tahaks veel olla ikkagi, et ma ikka iga inimese juurde jõuaksin, et sellepärast olen palkanud endale ka väiksed Jaapani tüdrukud, 5 tükki, keda ma nimetan Anuchideks, oma nime järgi on ju, ja nemad käivad siis nagu oleme harjunud, käivad siis Jehova tunnistajad uste taga koputamas, aga nemad käivad siis oma väikestes ruudulistes seelikutes ja valavad šampanjerit inimestele, koputavad ukse peale, annavad minu plakati on ju ja siis muidugi pakuvad šampanjat, eelkõige muidugi ilusatele pereisadele. Anu, kas sa kahjatsed oma kirevast minevikust ka midagi? No ei, mis ma sul ikka kahetseda on, et selles mõttes, et ei ole midagi, et pool elu on veel ees ja vähemalt pool, kui mitte rohkem. Kui mitte rohkem, täpselt on ju, ja selles mõttes ikkagi, et ei, mul ei ole midagi, ma olen
kõikidest asjast õppinud ja noh, te võite siin minu üle ilkuda. Väga harva, aga noh, ikkagi, et nii hea välja näha minu vanuselt, no andke andeks, ikka teil on see võimatu. Andeks. Ka omad vaiksed salan. Jaa, andeks on antud, aga Anu, millisena sa näed oma elu 5 aasta pärast? 5 aasta pärast. Mis sa selleks ajaks oled veel juurde saavutanud ja millisel positsioonil sa parasjagu oled? Mina elan ikkagi päev korraga selles mõttes, et mis siin ikka pikalt mingisugust nõukaaegset 5 aastaku plaani teha, on ju, et pidu, on ju. Et annad kuuma? No täiega. Anu, kes viimase aja, ütleme, no võime öelda isegi lausa selle või eelmise aasta noortest Eesti meestest, kes on siis meedias esile kerkinud, on sinu lemmikud? Kes on kõige nunnumad kompud? No neid nunnusid kompusid tuleb nii palju ikkagi juurde, et vaikselt mul on selline sein, kus ma panen nad kahel, ütleme siis plaatidest selline sein, kus iga peale on graveeritud üks, ütleme, kompu ja hakkab sein täis saama, et siin on küll, et noored muusikapoisid siin Evert ja kas Tenfold Rabbit sulle ei meeldi? Tenfold Rabbit, siis ilusad poisid kõik seal, et nad on mul siin kõik seina peal, et ja nemad on kõik väga seksikiisud, kutsud. Väga palju igasugustes meediaväljaannetes praegu promotakse seda, et Eesti mees, noh, ikka on selline, noh, mökku ei ole, romantiline. Kuidas tegelikult on? No ütleme niimoodi, et need tänapäeva noored, kes nagu rohkem käivad maailmas ringi, et need juba hakkavad aru saama, mis tegelikult naisi võlub, aga ütleme ikkagi keskmine Eesti mees on täielik jors. On, jah? Millest see väljendub? Mühakas, täielik mats. Nendega ei olegi midagi eriti rääkida ja nendele ma keeran lihtsalt selja ja ütlen adieu. Anu, millal sa oma raamatu kirjutad endast? Issand, ja oma seiklustest? Ma arvan mingi 60-70 aasta pärast, sellepärast, et seal tuleb nii palju igasuguseid saladusi on mul, mida ma ei julge praegu avaldada. Ütleme nii, et väga paljud suured riigimehed võiksid selle peale täiesti nagu oma naistest lahku minna ja kuna nad on juba vanad, siis mul ei ole nendega enam midagi peale hakata. Tõesti. Anu, millal järgmine skandaal tuleb? Sinuga seos. Millal sa ennast alastad või paljastad? Ära lõpetame, kohe teen. Mis sa teed? Siis näed. Väga tore. Igatahes soovin sulle mõnusat šampanjakorkide paukumist ja jätka sellist elu põletamist ja hedonistlikku eluviisi, sest et ilma sinuta oleks meil Eestis ikka väga igav. Musikene lõika ära. Ja no tšau.